Nohuga kaasnevad sagedasti tüütud köha ja kurgupõletikud, tilkuv nina, palavik. Haigusega võideldakse keskmiselt 7–10 päeva, kuid võib juhtuda, et me jääme põdema nädalateks. Doktor Vaher, millest see sõltub, kas me saame terveks nädalaga või niidab haigus meid jalust nädalateks? Selles mõttes on küsimus raske, kuna kui patsient oma esialgse nohukaebusega pöördub ka perearsti vastuvõtule, siis nähes esmakordselt patsienti võib-olla ka selle haiguse raames esimest korda ja võib-olla üleüldse esimest korda. Kui me oma patsienti ei tunne, siis meil on keeruline ennustada, kuidas tema konkreetset viirusinfektsiooni läbi põeb. Eks see on kinni väga paljus selles immuunsüsteemis ja kuidas on ka selles peres harjutud haigestumise puhul käituma. Kas võetakse aega maha, et toibuda, kas muudetakse midagi toitumises, kas kasutatakse toetavaid preparaate, et kui nüüd mõelda sellistele ravisoovitustele, siis nina loputamine ja tsingipreparaat ja C-vitamiinid, erinevad taimsed preparaadid, et see kõik on omal kohal ja kindlasti tuleb silmas pidada, et üks ei sobi kõigile, et siin tuleb katsetada, mis kellele paremini sobib. Et ühele patsiendile, kellele sobib C-vitamiin, ei pruugi näiteks ninaloputusest mingisugust tulu tõusta. Et siin on vaja ka ise proovida, et mis minu puhul on abiks ja eks siis apteegis nõu pidada, et mida ka apteeker soovitab ja üks asi, mis on tihtipeale patsiendile endale alati abiks, mis mul lapsepõlves aitas, millega mul on hea kogemus ja hakata sealt peale. Et need rahvameditsiini võtteid patsiendid toovad ise vastuvõttudel välja, et nad neid kasutavad ja mõneti on ka küsimus sellise nagu komfordi tekitamisega haiguse olukorras, et kui inimene tunneb, et ta on oma haigusega küll pikali maas, aga ta keskkond on turvaline, ta teeb neid tegevusi, mis on talle tuttavad, mis tekitavad tast sellist head hoitud tunnet, siis ta saab ka kiiremini tervemaks, et siin kindlasti selline nagu placebo moment töötab ka, et kui ma tunnen ennast haiguse ajal sellise nagu natukene nii, et minu eest hoolitsetakse ja ma hoolitsen iseenda eest, siis see aitab meil paraneda. Tänan doktor nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!